tere tulemast tagasi või tere tulemast kogukonna alale. Teeme selle publiku kaasamise osa kohe ära. Tõstke käed püsti, täna on 11. arvamusfestival. Tõstke käed püsti, kes on käinud kõigil 11. arvamusfestivalil. 2, 3, no tõesti. 4-5 kätt sain. No väga hea. Nüüd on Kertul lihtsam, et publiku kaasamise osa on tehtud, linnuke kirjas. Võib-olla Kertule midagi veel varuks, võib-olla mitte. Ühesõnaga, me jätkame poliitikute debatiga, kus me küsime, kas kohalik omavalitsus ja riik on konkurendid või partnerid ning kas võimutasandite omavaheline vastandumine ongi uus normaalsus. Lavale ma kedagi ei palu, sest et kõik on juba kenasti siin kohad sisse võtnud, nii et Kertu, sõna sulle ja edu teile. Tere, aitäh toreda sissejuhatuse eest. Rõõm on teid kõiki siin festivalil näha. Mina olen Kertu ja mina olen tänase debati moderaator. Muidu töötan Elva vallavalitsuses abivallavanemana, aga olen ka käinud, ma arvan, et umbes 9 arvamusfestivalil varasemalt, nii et täna siin natukene teistsuguses rollis. Aga millest meil juttu tuleb? Minu kõrval on, nagu te näete, istet võtnud väga põnev seltskond ja rääkima me siis asumegi omavalitsuste ja riigi koostööst või selle puudumisest, kogukondadest ja koostööst või selle puudumisest. Vaatame, mis sellest arutelust välja kujuneb. Hea publik, teil on võimalus ka küsimusi esitada. Annan sellest teile märku ja kui oled jälgimas meid veebi vahendusel, siis seal peaks ka olema võimalus küsimust esitada, et proovime vahepeal ka neid küsimusi sealt koguda. Aga tutvustan meie osalejaid, kes siin paneelis täna koos minuga arutlemas on. Madis Kallas, regionaalminister, varasem keskkonnaminister ja tänane endine Saaremaa vallavanem ja Kuressaare linnapea. Aplaus Madisele, tere! Tere! Signe Riisalo, sotsiaalkaitseminister ja varasemalt väga pika kogemusega minu info kohaselt Sotsiaalministeeriumis töötamisega ka ametniku vaatepilt on kindlasti olemas. Ja alates 93. aastast, nii et kogu hoolekande ajalugu on teada. Super, meil on ekspert täna siin. Tervist! Maret Lepiksaar. Maret tuleb täna meile külla Keila linnavalitsusest. Sinul ka on ju tegelikult juba päris arvestatav kogemus abilinnapeana, täna siis arenduskultuuri ja noorsootöö valdkonnas. Tere ka sulle! Tere ja varasemalt veel noorsootöö. 11 aastat olen noorsootöötaja olnud ja hiljem siis vabaühenduste konsultant. Ja Sven on täna esindamas sellist natukene teistsugust tasandit, nimelt juhib ta Tartumaa omavalitsuste liitu, aga on varem töötanud ka maavalitsuses, näiteks siinsamas Järvamaal. Tere Sven! Tere ka minu poolt ja rõõm on tagasi olla siin Järvamaal. Tõesti 2 aastat töötasin Järva maavalitsuses, enne kui need oma lõpu said. Aga arvamusfestivalil ma arvan 7. või 8. korda ja väga hea meel on olla siin ja loodame põnevat diskussiooni. Just ka mina võtan seda. Natukene siis teema sissejuhatuseks veel mõned sellised mõtted. Kui me täna mõtleme selle peale, et kuidas võimutasandid omavahel koostööd teevad, siis ma usun, et see sõltub päris palju sellest, kes seda mõtisklust peab. Et üks tunnetus on kindlasti riigisektori töötajatel, hoopis teine inimestel, kes töötavad kohalikus omavalitsuses, kogukonna inimestel veel 3. Ja tegelikult ju omavalitsuste tegevused kogukondade suunal on ja keskvõimu tegevused kohaliku omavalitsuse suunal on üksteiste arvates mõnikord need nõrgad lülid. Aga kuidas siis ikkagi tegelikult on? Ja võib-olla alustaksimegi sellise sissejuhatava küsimusega kõikidele paneelis osalejatele, et kui nüüd ilma igasuguse sellise pikema aruteluta te peaksite hindama kohaliku omavalitsuse ja riigi suhet koostöö skaalal 1–10, siis mis see hindepunkt oleks? Lihtsalt number. Kui intensiivsust hinnata, siis on see kindlasti 10. Nii. Kui produktiivsust hinnata, siis võib-olla me päris 10-ni ei küündi. Aga ma arvan, et aegade jooksul on see koostöö ka palju produktiivsemaks muutunud, kui ta võib-olla alguses oli. Ja eks ta on ka natukene paratamatu
me ju konkureerime nendele samadele vähestele ressurssidele. Kas need on inimesed, eksperdid, kes töötavad või on see siis avalik raha, igal juhul on need ressursid samad, millele me konkureerime ja sealt kindlasti võib leida ka neid kohti, kus alati ei ole lihtne ühist keelt leida. Aga ma usun küll, et tänases Eestis, kui me vaatame, kuidas on paarikümne aastaga meie elu muutunud, vaatamata inflatsioonile, vaatamata kõrgetele hindadele, me siiski saame öelda, et nii riik kui kohalik omavalitsus hoiavad inimest keskmes ja see ongi ju tegelikult eesmärk. Aitäh. Sven, vahepeal annan sulle sõna. Ma pakun 6,5 näiteks. Põhjenda. Ma arvan, see on avansiline ka natukene, sest siin tõesti, ma ütlen, see koostöö on läinud teatud valdkondades väga heaks, aga meil on ikkagi natukene sellist usaldamatuse kriisi ja see, mis Signe välja tõi, et minu arvast küll me ei ole nagu konkurendid. Tõesti, meil on ühine riigieelarve, millest me peame kõik lähtuma, aga mis minu poolt kindlasti kohe suunis riigil oleks see, et me oleme võrdses partnerluses ja inimene, see, mis sa välja tõid, inimene on loomulikult keskmes ja see, kus seda teenust nii-öelda pakkuda, siin ma tooks kohe välja detsentraliseerimise, et tuleb pakkuda nii lähedal kui võimalik. Et siin on meil nagu arenguruumi kindlasti. Aitäh, me jõuame arutelu lõpupoole kindlasti ka nende lahenduse ettepanekute, nii et saame pikemalt nendest rääkida. Aitäh. Maret? Ma ütleks niimoodi, et kui tänase arutelu pealkirjas on, et kas partnerid või konkurendid, siis ei ole kumbagi. Ja kui rääkida suhtest, siis see suhe on praegu nõrk ja minu meelest me oleme nagu kiirteel, et mingid ülesanded riigi poolt KOV-ile tulevad hästi kiiresti ja seetõttu ma ei oska väga hästi seda hinnet anda, et ma paneks praegu võib-olla mingi 3-4 vahel. Selge, aitäh sulle. Madis, kuidas sulle tundub? Ma ka tegelikult hindaks kahes vaates, et esiteks, mis valdkonnast me räägime. Minu hinnangul teatud valdkondades see koostöö ja ühte hingamine on äärmiselt tugev. Kohe esimesena tuleb meelde tegelikult siseturvalisus ja just näiteks koostöö Päästeametiga, lihtsalt nii kõigi kriiside vaates ja kindlasti vaataks ka piirkonniti, et on piirkondi, mida minu hinnangul Eesti riik ja valitsus ja ütleme siis keskvõim võib-olla vaatab mõnevõrra intensiivsemalt ja tänu sellele on ka koostöö intensiivsem ja on piirkondi, kes võib-olla on jäänud mõnevõrra rohkem vaeslapse ossa, et seetõttu ma arvan 5 võiks olla see hinne, aga kindlasti on piirkondi, valdkondi, kus ta on 8-9 ja on ka neid, kus peame tunnistama, et see on 2-3. Ma võib-olla jätkaksingi kohe sinult küsimisega, et oled tegelikult ju oma karjääri jooksul olnud hästi erinevates rollides, omavalitsusjuhina, ministrina, et kuidas sulle tundub, et kuivõrd täna su tunnetus on teine sellele koostööle, sa tegelikult tõid ka välja need samad valdkonnad on ju, kuivõrd see oli võib-olla, ma ei tea, 7 aastat tagasi? No kindlasti on erinev, et esiteks minnes näiteks aega 7 aastat tagasi, me olime sellises pigem rahulikus perioodis, meil ei olnud veel Covidit, Ukraina sõda ja energiakriisi, aga mida ma võin küll tunnistada, on see, et vaade nii-öelda valitsuse poolt kohalikele omavalitsustele on sootuks midagi muud kui kohalikelt omavalitsuste poolt siis valitsuse poole ja seda ma ütlen oma kogemusest, et nii kurb kui see ei ole, tegelikult see, mida ma arvan, me täna siin ka kuuleme, reaalsus on see, et tegelikult ei tunnetata valitsuse poolt sellisel kujul seda kohalik omavalitsuse elu nagu meie nii-öelda endises, kui ma panen ennast 7 aastat tagasi rolli. Kas sa tahad hästi natuke avada seda ka, et võib-olla paari märksõnaga, et milline on siis riigipoolne tunnetus ja milline on KOV-i-poolne? No esmalt võib-olla see, et tegelikult kesktasand ei tunneta neid probleemi sügavusi ja tegelikku raskust, et ma näen ka ise tänases ametis, kui keeruline on viia mingeid teemasid siis nii-öelda olgu see Riigikogu tasandil või ka kohalike omavalitsuste tasandil, et seda tunnetust on ikkagi vähe, ja võib-olla üks näide ongi sellest, et ikkagi piirkondadest tulnud Riigikogu liikmeid või ka valitsuse liikmeid ei ole ülemäära palju ja
ja kui sul seda kogemust endal ei ole, ma ei panegi pahaks, et ma arvan, et keegi ei saa näiteks Signe kogemuste vastu siis hoolekande teemas aga jälle kohalike omavalitsuste tunnetuses on jälle midagi muud vaja, mida ma ei taha küll Signe kohta öelda, et sul seda ei ole, aga reaalsus on see, et kusagilt tulevad need vahed. Aitäh, jah. Kui tohib, siis ma kommenteerin kohe seda piirkondade teemat, et meil Lõuna-Eestis praegu käib selline pilootprojekt, siis Lõuna-Eesti regionaalne arengulepe ja on moodustatud ka selline regionaalne komisjon ja seal ongi just võti see, et kohalik omavalitsus, riik, erinevad ametid, ettevõtjad kokku ja ka kogukonnad, et leida ühiseid lahendusi ja vaadata näiteks ettevõtluse arendamine, tööturupoliitikad suuremas mastaabis, kuna maakonnad, väiksed maakonnad, kas või Järvamaa üksi jääb väikseks ja Kesk-Eestis on teine see piloot käimas, on Rain Eidemiller veab seda siitpoolt, on Järvamaa, Raplamaa, Lääne-Virumaa ja Viljandimaa. Et see on üks näide, kus me proovime tegelikult ühiselt läbi murda ja seal on kindlasti ministeeriumitel ka hästi suur koostöö, et me ei tee üksi seda, vaid koostöös. Äkki sa veel selgitad siia juurde, et kas see koostöö on olnud riigipoolne ettepanek, et võiks koostööd teha või mis seda on tagant kannustanud? See kasvas välja tegelikult sellest, et maavalitsused pandi kinni ja siis Harjumaa eestvedamisel ja meie olime ka seal pundis, Tartumaa ja veel ülejäänud maakonnad, tehti selline analüüs, et kas on vaja tulevikus sellist maakondlikku või regionaalset lähenemist ja sealt selgus läbi teadlaste vaate, et see on ülivajalik, et seda ei saa ära lõhkuda. Ja nüüd, mida me näeme, on see, et teatud maavalitsuste ülesanded ongi antud tagasi maakondadele, arenduskeskused, omavalitsuste liidud ja tulevikus me näeme, et see tegelikult süveneb veel, et on vaja sellist regionaalset lähenemist, kas ta on siis maakond või suurem regioon. Maret, sa tõid ennem üsna kriitilise hinnangu selle koostöö kohta välja ja ütlesid, et pigem tundub, et see on just kui selline kiirtee, et kõik jooksevad kusagile suunas, aga keegi võib isegi ei tea, kuhu see tee lõpuks välja viib. Kuidas sa tunnetad, et kas tegelikult riik ja kohalik omavalitsus ajavad üldse ühte asja? No ma arvan, et nad omamoodi ajavad ühte asja, aga võib-olla ei ole kokku leppinud, mis asja nad ajavad. Et võib-olla seda nagu keskteed või vahepeal sellist nõupidamist on vähem, et tulevad mingid otsused, mida kohalik omavalitsus peab täitma ja puudub see kohaliku omavalitsuse vaade, nii nagu Madis Kallas ka välja tõi, võib-olla väga tihti nendel otsustajatel ei ole. Et võin siinkohal tuua, ma ei tea, iseenda näite, ma ei ole küll Riigikogus ega valitsuses olnud, et ma seda poolt ei tea, aga endise aktiivse kogukonda panustajana tundus samamoodi, et mida see kohalik omavalitsus teeb või ma ei olnud väga kriitiline nende suhtes, aga kindlasti oli asju, mille peale ma varem ei tulnud, et mille kõigega peab nagu tegelema või et piisab nagu vahel ühest või kahest väga kriitilisest inimesest, kes suudab palju rohkem nagu karjuda kui 100 jah või toetavat häält seal juures ja seda sa ei näe, et kui ma läksin kohaliku omavalitsuse tööle, siis ma ei saanud nagu aru, mis nendel ametnikel viga on, et neil on nagu kaitsekilp nagu ees, kui ma ütlesin, et kaasame inimesi, kutsume nad nagu arutelule, ei mitte mingil juhul, et me saame lihtsalt sõimata ja peksa nende käest, et ärme nii tee, on ju. Ja ma ei saanud nagu tükk aega aru, mis neil viga on ja siis ma, ütleme nii, et aasta olin töötanud ja siis ma hakkasin nagu natuke mõistma, et tõepoolest, et nad on harjunud kogu aeg sellega, et see pahameel nagu kostab sinna ja ma ei tahaks nagu olla kohaliku omavalitsuse poole pealt praegu see, kes riigile niimoodi ütleb, et pigem ma tahaks leida lahendusi, et kuidas me seda omavahelist suhtlust ja kaasamist saaksime parandada. Et ma natuke peegeldan tagasi su mõtet, mul jäi võib-olla kõlama see, et sa tegelikult ju ütlesid ka seda, et tõenäoliselt see pahameel tihti pruugib olla ainult kohaliku omavalitsuse enda tekitatud olukordadest, vaid see tegelikult on pahameel millegi laiema vastu, aga lihtsalt meie oleme see esimene värav kohaliku omavalitsuste ametnike näol, kes selle vastu võtavad. Aga Signe, kas sinu hinnangul täna sotsiaalkaitseministri positsioonilt vaadates on omavalitsus võrdväärne partner riigile? No kõigepealt ma tahan öelda, et tunnen ennast üsna kõhedalt, et ma vaatan, et siin on kohaliku omavalitsuse ja kogukonna esindajad ja teisel käel on endine vallavanem, et minu kokkupuude on tõepoolest olnud ametniku või eksperdi tasandilt, mul on kokkupuude Riigikogu vaate poole pealt, nüüd ka valitsus ja loomulikult ka kodanikuna.
ja ma võin küll kinnitada seda, et vaadates Riigikogus toimuvat, siis pigemini on esindatud kohaliku omavalitsuse või see kohalik huvi kui selline riigi huvi. Sest riik peab tegema aeg-ajalt ka raskeid otsuseid ja raskeid valikuid ja Riigikogus sellele toe saamine just nimelt kohaliku vaate sellise tõttu on sagedasti hästi keeruline. Nüüd siin enne kõlas ka küsimus, et kas riik ja kohalik omavalitsus ajavad ühte asja. Nagu ma enne ütlesin, et inimene peab olema keskmes, et siis see ongi see üks asi, mida me ju ajame. Me riigina ja ka kohalikud omavalitsused olemegi ju inimeste pärast olemas, eks ole. Aga kas nad ajavad ühte asja, see oleks nagu väga kehvasti, kui nad ühte asja ajaksid. Sellepärast, et meil on ju olemas kahetasandiline valitav riigi juhtimise süsteem ja nad peavadki kumbki oma ülesandeid täitma ja oma asja ajama erineva nurga alt. Oluline on siin, et me teeksime koostööd, et me ei dubleeriks ja et me siis negatiivses mõttes ka ei konkureeriks, et see on kindlasti minu meelest oluline. Ja valitsuses, no nii nagu siin juba näha on, et meil on ju ka kohaliku omavalitsuse taustaga inimesi, täna on meil ju ka rahandusminister kohaliku omavalitsuse taustaga inimene, nii et ma arvan, et seda mõistmist ja arusaamist on. Madis ütles väga õigesti seda, et see sõltub, kuidas me vaatame, kas me vaatame piirkonniti ühte konkreetset kohalikku omavalitsust, kas me vaatame mõnda eluvaldkonda, et me ei saa teha ühesuguseid järeldusi või hinnanguid tervikule ja seetõttu ongi mõistlik asi võtta tükkideks ja tükkide kaupa vaadata. Kui sellist suurt pilti veel nagu hinnata, siis koostöö mõttes on meil ju nii formaalsed kui mitteformaalsed sellised koostöökohad. Kindlasti omavalitsus esindusorganisatsioonid on ju need, kellega riik ja valitsus ja ametnikud hästi tihedat koostööd teevad. On pidevad arutelud ja võib-olla see ei jõua iga kohaliku omavalitsuse inimeseni, ametnikuni, kogukonna aktivistini, et nad ei tea, mida parasjagu täpselt arutatakse. Teemad, mis sinna ülesse tulevad, on igal ministeeriumil erinevad. Meil on nad loomulikult seotud hoolekandega ehk inimestega kõige rohkem ja otsitakse neid lahendusi. Mis on võib-olla veel mõtteid, et mis meil on olnud ja mis meil nagu praegu on ja kuidas olla võiks, see ei ole ju väga ammu, kui meil oli 360 pluss kohalikku omavalitsust. Me käisime läbi haldusreformi ja oleme olnud üsna kriitilised, et selle haldusreformi võib-olla sisulisem pool jäi vajaka ja et sellega tuleb edasi tegeleda. 79 kohalikku omavalitsust on siiski väga suur hulk omavalitsusi, kui me mõtleme meie elanike arvu peale riigis. Ja kui me seda haldusreformi riigis ette valmistasime, mina siis ametnikuna pidime hindama, et kas see 5-6 tuhat elanikku on siis nüüd see, millega on võimalik kohalikul omavalitsusel oma ülesandeid efektiivselt ja kvaliteetselt täita, siis meie hinnang oli sarnaselt Taanile, et 40 000 võiks olla see miinimum, et sotsiaalhoolekande valdkonna teenuseid ja inimeste ootusi tegelikult täita. Ja võib-olla see on ka nüüd üks põhjus, et neid kompetentse ei ole võimalik ja ei peagi, ongi ebamõistlik koha peal luua väikeste sihtgruppide jaoks, mille pärast me vaatame väga hästi siin enne välja toodud nende tõmbekeskuste või me võime öelda maakondade või maavalitsuste taastamine, ma päris nii seda ei nimetaks, küll aga nagu tõmbekeskuste juurde siis tsentraalsed viisid, mismoodi kas kohalikud omavalitsused ühiselt või siis ka riigiteenuseid sealt kaudu teha ja korraldada. Et see on kindlasti tee, mille poole me peaksime vaatama. Nüüd ma jäin liiga pikalt lobisema. Ei ole, aitäh, suur aitäh. Sven, sa tahtsid kommentaari? Ma korra parandan, et meil on tegelikult ühetasandiline valitsemissüsteem. Kahetasandiline oli kunagi meil, kui meil olidki maavalitsused, neil olid nagu konkreetsed ülesanded ja rahastus. Praegu on ühetasandiline riik, omavalitsused vahepeal ei ole. Vahepeal on siuke defineerimise küsimus. Jah, see on defineerimise küsimus tõesti, aga see on tõesti, mis Signe välja tõi, et see mastaap teatud teenustel peab olema suurem. Soome on hea näide, Rootsi on hea näide, Läti samamoodi. Lätis on 5 planeerimisregiooni, kus on siis riik ja kohalik omavalitsus hästi tihedas koostöös.
ja seal see mudel isegi toimib päris hästi, isegi, ja seal tehti ka veel täiendav haldusreform. Aga ikkagi see haldusreform ju teatud piirkondades läks hästi valusalt ja nüüd on need viljad ju näha. Kui me vaatame seda probleemi, mida ära ei lahendatud, oli rahastus. Ja need samad Rõuga näited Põhja-Sakala, et see on alles algus. Kui me vaatame, palju praegu Euribor tõuseb, et tegelikult see rahastamine on ikkagi see põhiteema ja siin tuleb leida neid lahendusi. Ma arvan, hiljem jõuame selleni. Sa tegelikult nagu intuitiivselt aimasid mu küsimus sulle, et ma tegelikult tahtsingi, et sa võtaksid võib-olla kokku omavalitsuste probleemid, et mida sa omavalitsusliidu juhina näed, mis need rõõmud ja mured selles koostöös on. Et üks on see rahastuse teema kindlasti. Kas on midagi veel, mida niimoodi eraldi veel tahaksite ära markeerida? Ma ütlen kohe ära, mina ei ole poliitik siin täna, vaid ma olen poliitikute siis, ütleme... Hääletoru, täiesti tavaline ametnik. Aga mis tõesti see põhiprobleem on rahastamine. Ja see ei ole isegi praegu ainult siis nendel ääreala KOV-idel, vaid ka rikkamatel, kes on Tartu linn, Tartumaal meil vallad. Tegelikult inimesi tuleb juurde, on vaja ehitada kool ja lasteaedu. Et see on ülisuur väljakutse leida neid rahastusskeeme, kui me vaatame palju on Eesti kohalike omavalitsuste nii-öelda see finantsautonoomia, see on Euroopa Liidu üks madalamaid. Reaalselt nii on, et meil on maamaks ja reklaamimaks ja mõned maksud veel, et tegelikult kohalik omavalitsus ise ei saa väga suuri makse koguda. Ja see sama toetusfond, tasandusfond, see tuleb üle vaadata. Meil on Peipsiääre vald Tartumaal. Tartumaa muidu on suuruselt teine nii-öelda regioon Eestis, SKP majandus kõik, aga Peipsiääre vald, seal pandi kokku 5 omavalitsust ja kui sa paned 5 kokku, siis ei teki, paned 5 vaest omavalitsust kokku, ei teki ühte rikast. Et tegelikult seal need probleemid on jäänud, seal on ajaasustus, sama liikuvusreform, mis on siin valitsusel nii-öelda plaanis, need kõik peavad aitama seda probleemi lahendada. Et rahastamine ikkagi ja teine pool veel on see usalduse teema, et mis on praegu siin viimastel aastatel väga palju nagu esile tulnud. Ja nüüd viimane asi on see, kuidas, seda on hästi kurb öelda, aga kui ikkagi ministeeriumist helistatakse omavalitsusjuhtidele, öeldakse, et näete, te peate siit mingeid asju koomale tõmbama, et raamatukogu töötaja võiks töötada, ma ei tea, 2 tundi vähem, siis see ei ole võrdne partnerlus ja nii see ei peaks olema. Aitäh. Signe, kommentaar, küsimus. Jaa, et ma ei ole nagu finantsekspert ja ma liiga palju nagu sellesse süviti sisse minna ei saa, sest ma lihtsalt ei oska. Aga kui me räägime kohalike omavalitsuste finantsautonoomia vajadusest, siis siin ma olen kindlasti 2 käega poolt. Et ma arvan, see sama 2 tasand, 2 valitavad, me valime Riigikogu ja inimesed saavad valida kohalikke volikogusid, eks ole. Ja on antud erinevate riigiseadustega kohalikele omavalitsustele hulk ülesandeid. Nende ülesannete täitmiseks peab olema samasugune autonoomia finantsiliselt, nagu see on siis nende ülesannete täitmisel olemuslikult. Et selles mõttes ma seda suunda hästi toetan. Ja kui ma vaatan enda sektorit või sotsiaalvaldkonda, siis me oleme püüdnud viimastel aegadel ja mitte ainult nüüd minu siis ministriks olemise ajal, vaid ka varem liikuda ikkagi sinna suunda, et need pikalt toetusfondis olnud asjad läheksid tulubaasi, mis jätab kohalikule omavalitsusele suurema vabaduse otsustada, kuidas ta neid ressursse kasutab ja tekib ka väikeste kliendirühmade puhul selline paindlikum lähenemine, et sa ei pea ilmtingimata seda piiratud toetusfondi raha kasutama just puudega inimesele või just vanemateta lapsele, vaid sa saad seda planeerida nagu vabamalt. Et nii me oleme läbi rääkinud kohalike omavalitsustega need samad formaalsed läbirääkimised, mida me peame ja samm-sammult erinevaid teenuste rahastusi tulubaasi üle andnud. Nii et ma arvan, et see on küsimus nagu igale ministeeriumile või sektorile, et kui palju on võimalik ilma neid suuri siis tulubaasi loogikaid puudutavaid asju ka oma sektori kaudu teha, et mina olen seda püüdnud teha. Madis, sa oled siin nüüd pikalt saanud kuulata ja juba läksime natuke sellisesse regioonide erinevusse ja piirkondade erinevusse ka, et kuidas sa seda eelnevat vestlust kommenteerid enda positsioonilt täna vaadates?
mulle väga meeldib kuulata, et kuulda just neid asju, mida ütlevad need, kes on hetkel siis, olgu nad Tartu maakonnas, Keilas või kus iganes. Aga pigem on probleem selles, et Eestis on tegelikult kohalike omavalitsuste rahastamises nii-öelda turutõrge, ehk meil ei ole võimalik rahastada samade mudelite järgi enamike kohalikke omavalitsusi maapiirkondades, nii nagu me teeme seda Harju maakonnas ja ka mitte kõigis Harju maakonna kohalikes omavalitsustes ja samamoodi ka mitmes Tartu siis piirkonnas olevas kohalikus omavalitsus, et lihtsalt võimalused on niivõrd erinevad ja need otsused peavad lähtuma ikkagi sellest, et kui riik seal appi ei tule, siis sellist kohalikku omavalitsust me ülal pidada ei saa. Hea näide on Eesti väikesaared, kus on püsiasustus. Kui meie seda ei rahastaks, neid kooliõpetajate kohti seal või ka eriprogrammid siis investeeringute jaoks, jah, et siis ei ole lihtsalt reaalne, et väikesaartel saaksid inimeselt aastaringselt elada ja seal saaks ka keegi koolis käia, et pigem mina julgeks rohkem Eestis erisusi luua, rohkem rahastada kohalikke omavalitsusi tegelike andmete põhjal ja meil on ülihea tegelikult andmestik olemas iga kohaliku omavalitsuse kohta ja sealt me näeme ära, et kui erinevad on need valmisolekud, kui erinevad on võimekused ja sellest lähtuvalt peaksime julgemalt tegema ka otsuseid. Ja siit tuleb tegelikult teine probleem kohe mängu, et kui me suhtleme 79 kohaliku omavalitsusega ja proovime leida sealt mingit ühtset lahendust, see tuleb kohe ära unustada, seda lihtsalt ei saa teha ja need samad valitsuses on tegelikult veel kohaliku omavalitsuse taustaga ministreid, et ka need kaks, keda siin Signe mainis, et ka kui erinev taust on Saaremaa vallal või Rae vallal, et jälle nad ei toimi ühtse loogikaga, nad ei toimi samade alustel ja sellepärast mina julgustaks, et me peame rohkem erisusi tegema, kui me tahame, et igal pool Eestis saaks elada. Aitäh. Maret, sa saad siia juurde kommenteerida kohe, et kuidas sulle, mis sa Madise jutust siit kaasa või kõrva taha võtsid? Ja ma pean nagu kõigiga nõustuma, Madisele võib-olla siis nii palju, et võib-olla see rahade ümberjaotamine ikkagi ei aita, mis praegu on laual, et see ongi, et Rae vald ja Keila või Saaremaa vald ongi erinevat nägu, aga kõigil on nagu omad probleemid, nii nagu Sven ennem välja tõi, siis Harjumaa eripära on see, et kõik millegi pärast tahavad sinna kolida ja me oleme kogu aeg nagu selle probleemi ees, et meil on jälle lasteaiakohti puudu, meil on koolimaja väike, Keilas on Eesti suurim kool rahvaarvult, ikka on väike. Et me peame leidma need vahendid, et seda teha. Meil ei ole tasandusfondi olnud ja oleme ise hakkama saanud ja seda enam on vahel nagu selline mõru maitse suus, kui jääb selline tunne, et sind justkui nagu karistatakse selle eest, et sa oled olnud tugev ja ise saanud hakkama. Et sama on nagu, ma mõtlen selle üldse nende toetuste puhul on see, et kas peab nagu kõigile võrdselt jagama, ka üksikisikute puhul, et kas peab olema kõigile tasuta ühistransport või kas kõik paljulapselised pered vajavad samasugust toetust või kas kõik vajavad hooldekodu rahastust, et see on minu meelest mõtlemise koht, et võib-olla peaks vaatama nagu vajaduspõhiselt rohkem. Aitäh, Madis. Ma ütlen lihtsalt hästi lühikese kommentaari selle kohta, et ma siiski väidan, et probleemid Harju maakonnas on 10 pallisüsteemis mõnevõrra väiksemad kui probleemid näiteks Kagu-Eestis, Ida-Eestis või ka Kesk-Eestis. Et lihtsalt see on see, et me peame mõistma, et jah, lasteaiakohad Harjumaal või Tartumaa mitmetes kohalikes omavalitsustes on väga suured probleemid, aga kui need panna kõrvuti, siis probleemidega paljudes teistes piirkondades, ma arvan, et nad ületavad oma raskusastmelt neid probleeme, et see on see, mida me peaksime mõistma, et raske on kõigil, absoluutselt ma ei räägigi, et Tallinnal samamoodi ja Rael ja Keilal ja kõigil on omad mured ja probleemid. Ma korra kommenteerin siis nagu seda ka, et 2017 oli haldusreform. Ma pean tunnistama, et Keila puhul ma olin selle haldusreformi vastane, sest meid taheti sundliita ja see tundus väga ebaõiglane, et mingi kamp kuskil ukse taga on sedasi otsustanud. Et mulle tundub nagu niimoodi,
et pärast seda haldusreformi need suured omavalitsused, kes siis ka eelkõige sundliideti, need jäeti omaette. Et võib-olla siin oleks olnud, et kui me räägime riigi ja KOV-i koostöös, siis sellist riigipoolset kompetentsi, et kogu see juhtimisteema nagu üle vaadata, kui palju on täna meil ametnikke mingites omavalitsustes või mis otsuseid seal tehakse või kuhu see raha prioriteetsus läheb, et ma võin tuua, nagu ma ei nimeta nimesid, aga Keilale lähedal asuvad vallad, eks ole, kes toetavad kas või Elroni sõitu kõigile elanikele. Et siis see on nagu jällegi see koht, kas vald peab, kui ta saab ka tasandusfondi, kas vald peab oma raha suunama kõikide inimeste piletiraha kinni maksmiseks. Et meilt nagu, meile öeldakse, et te olete jõukas, aga samas me ei ole nagu kunagi näinud ette seda raha või et kust me võtame sellise raha, et maksta kinni kõikide inimeste sõidupilet. Meil ei ole lihtsalt sellist raha. Sven ja siis Signe. Jah, toon kohe siit ühe näitega Tartumaalt. Tartu vald näiteks praegu toetab siis Tartu linna ühistransporti ja bussi, et buss käiks siis Kõrvekülas ja seal Raadi ja Alevis. Tegelikult, kui me üldse vaatame seda ühistransporti, jõuan selleni väga konkreetne näide, siis Tartu linn maksab oma eelarvest ja senimaani on siis ülejäänud Tartumaa ühistransport on tasuta inimestele. Kõik sellised asjad tuleb nüüd tulevikus läbi mõelda, niikuinii me oleme liikumas osaliselt tasulisele ühistranspordile, et kuidas seal leida neid lahendusi. Ja kui see liikumisreform, me enne juba tõin selle teemaks, siis see on ülioluline ja toon selle automaksu ka siia nüüd. Selle peab tooma siia, kuna see automaks väga palju sellest automaksust kogustavast rahast peaks minema just sinna liikuvusreformi teemadesse, et luuagi inimestele võimalusi reaalselt, et sul ei ole ainult, et minge, ma ei tea, sõitke rattaga või minge bussi peale. Tartumaale sa ei saa minna bussi peale, bussid on täis kõik, inimesed tahavad sõita bussiga. Ma natuke provotseerin sind selle automaksu näite juurde, et kas sa tahad tegelikult öelda, et kui oleks võib-olla küsitud natuke rohkem sisendit, siis oleks tulnud ka paremad pakkumised riigi poolt, kuidas automaksu kavandada? Julgen väita küll, et siit jälle soovitus kahele ministrile, teil on hästi suured võtmeteemad. Te suhtlete väga palju kõikide erinevate osapooltega, linnade valdade liit on lähim tegelikult, kellega te iga päev suhtlete, nemad saadavad alla valdadele, linnadele, meile saadavad. Tegelikult sellest jääb väheks, sellest 2 nädalast mõnikord jääb väheks, et seda arutelu pidada. Ja hea meelega olete oodatud Tartusse, olete enne käinud ka muidugi, aga Tartusse Lõuna-Eestisse mõtleme koos lahendusi. KOV-ides on head inimesed, siin on mul nii palju koostööpartnereid inimesi, kes on head inimesed, nad on valmis mõtlema ja see Tallinna selline mõningane, ma teen natuke liiga, aga kohati on nagu, see on osadel ametnikel on selline, et seal Lõuna-Eestis ikkagi jumala aeglaselt, midagi täiesti nagu, see ei ole nii, tulge, nautige. Kuulge, aga siis väga hea, ma võtan enne, kui Signele sõna annan väike ergutus publikule, et kellele tundub, et Lõuna-Eestis on aeglasemad inimesed? Kas Lõuna-Eestis on aeglasem elu? Jarno ainsana tõstis käe, aga aeglane võib-olla ongi mõnus. Nii, aga Signe, palun. Ja ega selles aeglasemas tempos ei ole ju midagi viga, et me siin oleme hädas inimeste vaimse tervise muredega. Eks kiire tempo ja see stress ja pinge on seotud ka siis võib-olla selle linnaelu saginaga, et tasa ja tark ei tormu, et kõik need asjad, mis meil on. Aga tõsisemalt, et rääkides rahadest, siis ümberjagamise viiside üle me saame arutada, mismoodi paremini kohalike omavalitsuste erinevaid vajadusi sihitada, arvesse võttes siis nende erinevusi. Aga jumal paraku on ikkagi nii, et ümber saab jagada seda, mida meie inimene oma tööga teenib ja maksudena riigikassasse toob. Et see on tõsiasi, millest ei saa üle ega ümber vaadata ja ümber jagada rohkem ei ole võimalik. Ja tegelikult suures pildis see ongi ju murekoht, et me oleme riigina, ja ma ei pea nüüd silmas riik või kohalik omavalitsus, vaid riigina, ühiskonnana. Meie ootused on läinud hästi kõrgeks, me ootame erinevaid teenuseid ja avaliku sektori poolset tegevust, me ootame ka kõrgemat kvaliteeti ja see on kulukas tegelikult, et see on nagu see küsimus. Nüüd
ikka ma tahan tulla selle juurde tagasi, et kohalik omavalitsus on autonoomne oma valikutes ja otsustes nendes piirides, mis on tema pädevusse antud. Ja seesama näide, mida sa, Maret, ka siin tõid, on ju, ma saan hästi sinu murest aru Keila linnana, kui kõrvalvallad ebamõistlikke, vabandust, et ma selle hinnangu annan, võib-olla ta mõne puhul ei ole ebamõistlik, aga tundub praegu, ebamõistlikke rahalisi toetusi maksavad. Ikkagi ei saa sellesse sekkuda, me saame küll analüüsida, me saame omavalitsustele näidata, et jaa, te olete teinud erinevalt, et teil on liiga suures hulgas erinevaid sotsiaaltoetusi, need oleks mõistlikum asendada vajaduspõhiste teenustega, et jah, seda me saame teha ja see andmestik on meil ka olemas ja see võrdlus ka kohalike omavalitsuste jaoks on ju kogu aeg kättesaadav, et sellesse panustab ka Tervise Arengu Instituut hästi palju, et näidata, mida üks või teine kohalik omavalitsus teeb ja milline see pilt seal on, aga sekkuda ei ole võimalik, sekkuda saab kohalik elanik, valija, kes siis ütleb, mida tegelikult see kogukond vajab või ei vaja. Aga tulles sotsiaaltöö siis teoreetilise poole peale, täiesti nõus, on ebamõistlik suure hulga erinevate sotsiaaltoetuste, rahaliste toetuste loomine ja seda siis universaalselt kõigile jagada. Täiesti nõus, see on absoluutselt vale lähenemine, kuigi see on kõige lihtsam lähenemine ja kui puuduvad need kompetentsid sisulise vajaduspõhise isikukeskse sotsiaaltöö tegemiseks, siis on lihtne seda teed minna. Ja see on see sama, kus me tuleme nende tõmbekeskuste juurde tagasi või sinna juurde, et kas need omavalitsused oma suuruselt, kes meil täna on piisavalt kompetentsed erinevates eluvaldkondades avalikke teenuseid korraldama. Sotsiaalvaldkonnas ma leian, et seda kompetentsi on rohkem just nimelt suurematel või siis väga väikestel, kus on üksikud head inimesed, seal võib ka väga hästi olla, kui on head eksperdid üksikud. Aga suur pilt on jah keerukas. Soovisid kommentaari? Küsin moderaatorilt, millal me läheme nende lahendusteni, palju me selleni? Me jõuame lahendusteni ka, aga võib-olla väike vahekokkuvõte tõesti sellest, et mida me täna rääkisime, kõik peavad lahendustest rääkima, et Svenil on ilmselt juba midagi välja ka pakkuda, aga ma arvan, et me saime praegu päris hea ülevaate sellest, kuidas hetkel olukord on, et sõltub hästi teema avajast, on minu jaoks vähemalt jääb kõlama, et meil on probleem ja seda omavahelise koostöö ja suhtluse ja konkurentsi või mittekonkurentsi kirjeldabki võib-olla natuke ka selline üksteise vastu võib-olla usaldamatuse küsimus, mis siit ka nagu juba korraks läbi käis ja liigukski äkki natuke nüüd selle probleemi sügavama defineerimiseni ja ma kasutan võimalust ja küsin just selle usalduse küsimuse vaates, et vaatasin eile selle tänase arutelu tarbeks veidi statistikat üle, just kuidas inimesed erinevaid institutsioone usaldavad. Ja sealt on väga selgelt näha, et presidenti ja kohalik omavalitsus usaldatakse oluliselt rohkem kui valitsust ja Riigikogu nüüd viimase küsitluse järgi, mida siis on läbi viidud. Aga me vist ei ole küsinud omavalitsustelt ja riigilt, et kuidas nad üksteist usaldavad. Et Maret, äkki sa teed teema lahti ja räägid natukene sinu mõtteid sellest? No kohati jääb muidugi mulje, et kohalik omavalitsus ei usalda riiki, aga kui ma võtan enda seisukoha, siis ma ei saa niimoodi öelda, et ma siiski usaldan ja ma loodan väga, ja usun, et nende ministrite ja meie Riigikogu liikmete taga on ka hulk eksperte, kes nõu annavad. Ma loodan väga, et neid võetakse ka kuulda. Ja siiski, kui king ikka väga pigistab või ebaõiglus on majas, siis me ju pöördume ja teeme oma pöördumise, et selles mõttes ma ei taha olla nagu riigi, kes see riik on, mina olengi riik, on ju, et ma ei taha olla nagu ülemäära kriitiline. Aga kui vaadata laiemalt, siis kindlasti on seda, et seda tunnetust, et riik ei usalda omavalitsust ja omavalitsus ei usalda riiki. Aitäh, Sven! Mina küll tunnen ennast siin praegu nagu usaldatuna siin ministrite juures ja me oleme Siseministeeriumi alal ka, et loomulikult me peamegi turvaliselt tundma ennast. Aga kui päriselt rääkida, siis ma arvan, et see usaldamatuse tunne ongi tulnud teatud nagu reformidest või siin eelnõudest, või samamoodi suhtlusest ühe ministeeriumiga, kui ikkagi sealt tuleb
väga vaieldav info ja siis omavalitsuse inimesed mõtlevadki, et keda me peame siis nagu usaldama, kas enda seda arvutuskäiku või siis see, mis saadetakse ministeeriumilt, et seal on tihtipeale olnud nagu päris palju sellist vasturääkivust ja samamoodi kui need suured reformid, hooldekodude reform, mis oli väga vajalik asi õiges suunas, aga jällegi teatud omavalitsustele see arvutuskäik oli oodatust nagu teistsugune. Madis. Usaldus, ma pigem isegi ütleks nii, et võib-olla rohkem mõistmine on see, et kuidas me üksteist nagu mõistame ja siin on küll üleskutse, et ma tunnistan, et sageli kohalikud omavalitsused, ka ise olen seda pattu teinud, näevad võib-olla asja väga kitsatest oma raamides, aga nii nagu Signe ütleski, tegelikult meil on ju ühendatud anumate süsteem. Meil on 2 võimalust, kas me saame kuskilt raha juurde riigieelarvesse või me jagame olemasolevat raha ümber siis kohalike omavalitsuste vahel või ükskõik sotsiaalsüsteemis või hariduses, et meil väga rohkem valikuid ei ole. Ja pigem on see, et kõik piirkonnad mõistaksid, et ma ei tea, Võru või Valga maakonna kohalikud omavalitsused mõistavad, et Harjumaal on väljakutsed lasteaiakohtadega ja samamoodi Tallinna linn ja Tartu linn mõistavad, et on piirkondi, kus võib-olla 100 euro väärtus on kordades suurem kui võib-olla seal piirkonnas, kus seda üksikisiku tulumaksu ühe elaniku kohta laekub 30-40% rohkem, siis et need on nagu niivõrd suured vahed, aga seda peabki nagu tunnetama ja minul on küll üleskutse nii valitsuse liikmetele vaadata, kui erinev on see statistika Eesti vaates ja samamoodi ka kohalikke omavalitsusi vaatama, et kui ikkagi Harjumaal on kohalikke omavalitsusi, kus keskmise palga erinevus on ligemale 2 korda, sealt peab ju mingi vahe tulema, see ei saa olla, et see ei avalda mõju siis kohaliku omavalitsuse juhtimisele ega ei avalda mõju ka nendele teenustele. Ja vaata, see on see, et kus me üksteist rohkem mõistaksime ja saame aru, et Eesti on piisavalt suur ja siin on piisavalt suured erinevused ja neid siis lahendada me saame ainult nii, et me mõistame ka naabri ja võib-olla naabri probleeme. Ja mulle tundub, et me mõnikord, ükskõik mis rollis me ka täna ei oleks, ei pane ennast piisavalt tihti selle teise poole rolli, et me lähtudes oma rollist võib-olla teeme need hinnangud ja otsused ära, et samamoodi nagu naabri rolli võttes mina mõnikord olen küll mõelnud omavalitsusjuhina, et milline tunne mul oleks või millises positsioonis olen mina, kui ma olen ministeeriumi poolt võib-olla see, kes on selle teemaga konkreetselt tegelemas või milline see vaade on, sest et vahel mulle ka tundub, et need eesmärgid on ju ühtepidi üks ja sama, aga need vahendid või elluviimise viisid on natuke teised. Signe? Ja mina ei tea, mina arvan, et kui me räägime riigi ja kohaliku omavalitsuse usaldusest, siis on see nii suur üldistus, et seda ei ole võimalik hinnata. Me oleme ju täna ka juba rääkinud hästi erinevatest probleemikihtidest, erinevad valdkonnad, erinevad piirkonnad, et tegelikult see sõna usaldus devalveerub seda niimoodi kasutades. Et mina tahaks pigem ikkagi öelda, et meil kas on hea koostöö või ei ole hea koostöö. Inimesed üksteist siis usaldavad või ebausaldavad. Ja ma arvan, et rõhuasetus tuleb panna sellele, et meil oleks läbipaistvad ja arusaadavad reeglid suhtlemiseks, mis loob usaldusliku õhkkonna ja siis saab nagu selles reeglistikus ja usalduslikus õhkkonnas kõiki probleeme mõistlikult lahata ja ka lahendada. Aga korra võib-olla ka sellest hooldereformi siin vihjati, et mulle ei meeldi, kui asjad niimoodi õhku jäävad. Hooldereformiga tegelikult on väga lihtne selgitus. Riigil oli 2 valikut hooldereformi raha jaotust kohalikele omavalitsustele tehes. Esimene valik, mis oleks osadele kohalikele omavalitsustele, kus proportsionaalselt vanemaealisse elanikkonda on rohkem inimesi teenusel, oleks olnud sobilikum, kui me oleks võtnud klientide arvu sellel kohalikul omavalitsusel. Aga me ei teinud seda valikut, sest need omavalitsused, kes on rohkem koduteenuseid pakkunud ja inimeste väärikat vananemist kodus toetanud, arendanud teenuseid, need kohalikud omavalitsused oleksid siis tegelikult olnud kahjukannatajad. Meie eesmärk on deinstitutsionaliseerimine sotsiaalvaldkonnas olnud viimased ka paarkümmend aastat.
Seda on rahastatud Euroopa erinevatest fondidest, et me seda teed nügiksime ja seetõttu me ka selle reformiga nügime deinstitutsionaliseerimist ehk koduteenuste suuremas hulgas pakkumist ja aluseks oli elanikkonnas olevate vanemaealiste arv, mille järgi me selle jaotuse tegime. Tõsi, objektiivselt me oleme kõikide omavalitsustega üks-ühele suhelnud, on tänaseks 2 omavalitsust, kelle puhul ma võin tunnistada, et seal on objektiivselt probleem ja seal me otsime ka konkreetset lahendust ja on 1 omavalitsus, kelle puhul on probleem ja see probleem ei ole tegelikult objektiivselt põhjendatav. Me oleme kõikidesse nendesse omavalitsuse arvutustesse läinud sisse Sotsiaalkindlustusameti ja ministeeriumi inimestega. Ja ma arvan, et kui me kavandame hoolekannet tulevikus, siis ikka ja alati inimese keskselt kodus võimalikult palju, mis on inimesele endale väärikam ja ühiskonnale tegelikult ka mitte nii kulukas. Et need on hooldereformist, aga see ei ole tänane teema. Aitäh. Aga ma arvan, et nüüd on üks hea hetk võtta küsimusi ka publikust. Näen, et üks käsi on juba seal tõusnud. Minna, kui sa saad siis Ott seal taga seina ääres ootab. Arvamusfestival tullakse arvama ja küsima. Et head ministrid, te ütlete, et raha kusagilt juurde ei tule. Lihtne ettepanek, turismimaks. Miks te ei tee ära? Tuleb ju raha väljapoolt juurde, mitte meie inimeste taskust ja turistide taskust ka. Muuseas, Booking.com Haapsalus käisin augusti bluusil. Booking.com pani mulle City Taxi 10%. Ütlesin Suklasele, et küsi sealt 10%. 10 eurot 45 senti. Aitäh, Ott. Nii, aga siis kommentaare. Mina ei välista ühtegi sellist maksu ja järgmine nädal algabki siis kaua lubatud kohalike omavalitsuste nii-öelda siis kaasamise ring, kus kindlasti ka turismimaks tuleb lauale, aga ma tean ka kohalikke omavalitsusi, kes ütlevad, et niikuinii meie piirkond on juba kõige kallim ja kui sinna tuleb veel turismimaks juurde, siis vahe läheb veel suuremaks, et jälle autonoomia küsimus, aga ma olen nõus, et me oleme sellega nii-öelda väljaspool Eestit nii harjunud juba, et igal pool tuleb hotellile või 3-4 eurot juurde ja see on kuidagi iseenesest mõistetav, et. Aitäh. Sven tahab kommenteerida. Ma kommenteeriks pigem seda rikkuse poolt, et reaalselt ju see rikkus tuleb ettevõtlusest ja nüüd ongi paslik jõuda sinna lahendusteni. Et ega omavalitsustel meil on palju ideid, ma olen kõigil omavalitsustel ja maakondadel ja teistel organisatsioonidel, kuidas seda rikkust luua ja piirkonniti erinevalt. Miks me teeme seda Lõuna-Eesti piirkondlikku arengulepet, ongi see, et leida meie oma nii-öelda tugevused, ringbiomajandus, taastuvenergeetika, osaliselt ka turism, mis meil on praegu hästi tugev. Aga turismimaks jah või ei? Ei, maksud on üldse saatamist. Aga kus see raha siis tuleb? Ma arvan, et see ei ole mõistlik. Nüüd on see jälle, et riik annab, omavalitsus kehtestage maks, vaata, siis saate raha teenida. See ei ole lahendus, et saate raha teenida. Pange kõrge maamaks, tuleb raha. Et see tuleb nagu täpsemini ümber mõtestada, et see liiga lihtne tee nagu. Signe. Aga Sven, see on ju lihtne, kui sa ütled, et kohalikud omavalitsused maksu kehtestada ei taha, siis peab tegema seda riik, sellepärast, et kuskilt see raha peab ju tulema. Et see on nagu selles mõttes me räägime siin usalduslikust õhkkonnast ja koostööst, eks ole, et ressurss ei tule mitte kuskilt mujalt tegelikult, kui meie inimeste ettevõtlusest, tööst ja siis maksulaekumisest. Ja kui me neid makse ei taha kohalikus omavalitsuses, teeb ebapopulaarseid otsuseid riik. No kus see koostöökoht siis on? Sellega jumala nõus, et makse on ka vaja riigil, aga võtame Tartu näite või Lõuna-Eesti näite. Riigil ei ole makse vaja, vaid selleks, et meie inimestele paremat teenust ja kvaliteetsemat teenust osutada. Ja kohalik omavalitsus küsib ju seda raha ikkagi nagu riigilt. Te tahate ju, et oleks teistsugused raha jaotamise mudelid. Aga seda, et me saaksime rohkemat raha jagada, tähendab, et kuskilt peab raha tulema. Sellega jumala nõus, aga toome selle turismi näite. Näiteks Tartu linn, Tartumaa, Lõuna-Eesti välisturisti ei jõuagi siia. Mis sa räägid? Kuidas meil ei ole korralikku lennuühendust, jälle riigi omavalitsuste teema, Tartu linn ajab seda praegu, et saada Euroopa Komisjonist nõusolek, et teha eraldi hange. See ei ole normaalne.
see ei ole okei, et Tartul ei ole korralikku lennuühendust. Loomulikult nüüd tuleb kiirrong 2025, aitab seda Läti poole meil areneb, aga Tartu Ülikool kui Baltimaade kõige parem ülikool, meil on vaja lennuühendusi ja see on jällegi see, kus me saame raha ettevõtlusest, et me ei peaks võib-olla turismimaksu kehtestama, et see ongi valikute küsimus. Aga sellega olen nõus, et me peame saama seda nii-öelda ettevõtlust, seda raha juurde, et rahastada oma teenuseid. Maret, kuidas sulle tundub? Mina ei ole turismimaksu vastu, aga ma olen selles mõttes Sveniga ka nõus, et kuidas nagu kohalik omavalitsus võidaks ka ettevõtlusest või kuidas kohalik omavalitsus oleks huvitatud, et tema piirkonnas ettevõtlus õitseks, et hetkel on tõepoolest nii, et jah, inimesed saavad tööd ja see kõik on väga tore, aga võib-olla nagu mõelda ka selle peale, et kuidas kas nagu käibemaksu pealt mingisugune protsent omavalitsusele laekuks. Aitäh, Madis. Ma ettevõtte koha pealt pakuksin välja, et juriidilise isiku tulu pealt siis teatud protsent läheks kohalikule omavalitsusele, ehk see olekski see hoob, millega siis motiveerida täiendavalt veel kohalikke omavalitsusi, sest kõik juhid kohalikes omavalitsustes teavad, et me saame ainult üksikisiku tulumaksu pealt hetkel kohalikele omavalitsustele siis täiendavat tulu maksta. Ja kui sinna tuleks juurde nüüd mingi muu nüanss, ehk sul ei ole tähtis see, kas inimene on sisse kirjutatud sinu kohalikku omavalitsuste või mitte, aga kui ettevõte seal asub, ehk motivatsioon täiendavalt siis luua ettevõtted ka sellele territooriumile, et see on üks lahendus, mille me kindlasti välja pakume sügisel, eks me siis koostöös teiega arutamegi, et kas see võiks olla ka see, mis Riigikogusse läheb siis järgmise aasta alguses. Nii, aga kas, palun, Maido ootab mikrofoni. Ma tegelikult päris kõikide inimesi nimepidi ei tea, et palun ärge pange pahaks, et kui küsite ja ma nime ei oska öelda. Aitäh, et te räägite seda õige, et jagama muudkui raha ja kui raha jagada ei ole, tõstame ümber või mitte edasi, aga väga vähe räägime nagu teenustest ja teenuse kvaliteedist, et minu meelest on lihtne, et kui Signe ennem ütles siin vahepeal, et konkureerime, tegelikult siis pärast parandas, et me tegelikult ei konkureeri, sest igal ühel on meil oma asi ajada. Meil on väga selgelt ette nähtud ülesanded, eesmärgid, tegevused ja selleks antakse meile ka raha. Kui me seda raha enam ei ole, siis järelikult me peame mingi teenuse kas koomale tõmbama või seda mitte andma. Ehk sisuliselt peaks siis igal teenusel olema oma standard, väga selgelt, kui sellel on raha, siis me saame seda osutada, kui ei ole, ei saa. Nüüd meil ei ole raha, väga vähe. Tahame koole kokku tõmmata, teeme endale koolireformi, ei saa ühtegi kooli sulgeda, sellepärast, et kogukond on vastu, kus on 15 last, seda kooli sulgeda. Ja nüüd lähme kohtusse ja vaidleme seal kohtus ja raiskame seda vähest raha advokaatidele. On see mõistlik? Minu meelest ei ole. Et kuidas see lahendus siis on? Kui võtmust võtta ei ole, siis mis teha? Me peame ju midagi tõmbama koomale. Aitäh, Maido. Me peame nagu seda rahastust ja teenust paralleelselt kogu aeg mõtlema, mitte ainult rahast rääkima ja siis pärast räägime teenustest ka. Olgu, et võtan siis kokkuvõtlikult selle Maido küsimuse sõnavõttu, et vaataks sinna teenuste poole ja kuidas nüüd siis ikkagi seda lahendada. Signe ja siis Madis. Ja no mina olen püüdnud nagu oma juttu pikkida seda teenuse kvaliteeti ja ka mahtude suurendamist teatud valdkondades, et ta oleks rohkem vajaduspõhine ja sihitatud, mis siis on see, et ei ole universaalselt kõigile lennuki pealt külvatuna. Aga ma ei tea, nagu sinu tõstatatud probleemi puhul ma tuleksin suhete juurde ja ilma, et mul mõlguks meeles üks konkreetne kaasus, mis ilmselt kõigile meelde tuli. Kui me räägime sellistest kohalikest muudatustest, siis mina arvan, et võti vältimaks kogu seda aja, energia ja raha kulu, eks ole, lõpuks ja seda tüli, mis seal koha peal on tegelikult need suhted kogukonnaga seal eos. Et kui see kokkulepe tegelikult ei sünni ja see tüli nagu on algusest peale seal üleval, siis käiaksegi kohut eestlaslikult nagu Andres Peeru moodi. Et ma ei kujuta teistmoodi üldse, sest meil on õigusriik. Ja kui kellelegi ei meeldi, siis ta peab olema õigus ka kohtusse minna. Ja see toob kaasa selle sama raha ja ajakulu. Aga see kokkuleppimine, see koos mõtlemine seal algstaadiumis on nagu küsimus minu meelest. Madis.
jah, küsimus tegelikult viitab jälle sellele, et me peaksime vaatama kuidagi Eestit ühtse tervikuna, aga ma ei tea nüüd konkreetselt, ma ei too näidet, aga tegelikult minu hinnangul me peaks igat piirkonda vaatama eraldi. Ja see, et meil ongi väikesaared, kus on meil ka 12 õpilasega koolid ja meil on mingid piirkonnad, kus võib-olla 20 õpilast on ka mõistlik pidada. Ja samas on piirkondi, kus ma saan kohalikest omavalitsustest aru, et kui sul ongi lähim kool 6 kilomeetri kaugusel ja seal võib-olla ei ole vajadust enam nii väikseid koole pidada, et tegelikult siin tuleski vaadata igat piirkonda eraldi ja rääkides natuke numbrimaagiat, siis tegelikult tänane koalitsioon on leppinudki kokku, et tegelikult see maagiline number mitte väikesaartel võiks ollagi see 20–30, see vahemik, 15 õpilasega põhikoolid või ka algkoolid, et need on eeldatavasti ka tulevikus sellises siis seisus, et kohalikud omavalitsused ei jaksa neid ülal pidada ja riigil ei ole ka piisavalt täiendavat toetust, et nendele siis juurde maksta. Aga see 20–30, see on praegusel hetkel vastu võetud nii-öelda, ta ei ole küll veel paberile meile fikseeritud, aga me liigume selles suunas, et me täiendavalt suudame toetada siis kohalikke omavalitsusi, et väiksed algkoolid jääksid, piirkond alles. Kui on raha olemas, ma olen 2 käega poolt. Nii, aga kas Sven ja Maret tahavad kuidagi omalt poolt kommenteerida seda Maido küsimust? Ja, ma tooks selle ühe teise koolisuuna veel juurde valdkonnana siis haridusliku erivajadustega laste koolid. Meil on Tartumaal praegu üks protsess käimas siin Kammeri EV-kool siis, et praegu ta on haridusministeeriumi all ja riik tahab siis välja minna sellest valdkonnast, ta tahab üle anda ja praegu meil ongi siis mõte võtta ta kõigi 8 maakonna omavalitsuse poolt üle ühispidamisele, aga seal on jällegi ülitähtis riigiga koostöö. Teie ministeeriumiga, Terviseministeerium, HTM loomulikult, et see ei ole ainult siis KOV-i pidada, kuna seal on vaja erilisi kompetentse, neid inimesi on niigi vähe, mis enne välja ka tuli, et seal me mõnes mõttes selle konkureerime, psühholoogid, psühhiaatrid, kes tegelikult läheb nagu kuum kaup eravirmadesse. Ja sama teema on Maidal ju, ka näpikool, et me kogu aeg suhtleme siin, et leida neid lahendusi ja Põhja-Sakalas on sama kool. Aga kas sa tahad natukene avada, et mille taha siis see nii-öelda jalg on kinni jäänud või et... Seal on praegu üks teema on juriidiline, kas me saame ta sihtasutusena üle võtta. Meil on näited olemas, et tegelikult on saadud Audentese kool siis Tallinnas, see anti sihtasutusena üle. Juriidilised. Jah, seal on oma nuansid, et kui sihtasutusena saame ja saaks rahastusega kaasa 3 aastaks, siis on nagu palju lihtsam seda protsessi läbi viia. Aitäh. Maret? Ja ma ei oska väga nagu koolide koha pealt sõna võtta, et see ei ole päris minu teema, aga mulle meenus, ma ei tea, Pranglil kui palju on õpilasi, vist veel vähem kui 20 või 15, aga ma tean, et Viimsi vald vähemalt mingi hetk tagasi tegi siis osaliselt nagu e-õpet nende lastega. Et võib-olla peabki nagu rohkem mõtlema ka neid nutikaid lahendusi, et kuidas siis need lapsed oma kodukohas õppida saavad. Et loomulikult on veidi kurb, kui väike laps peab nagu iga päev pika maa sõitma selleks, et kooli jõuda. Meil on siin lahendus olemas, hästi kiire repliik, et meil on kunagi tegime Tartumaa loometalgud, selline sotsiaalne häkaton ja seal tuli siuke põnev idee, et teeme samamoodi, nagu sa rääkisid, et saab üle veebi neid tunde anda ja see praegu on realiseerunud pärast siis 2,5 aastat ja digiõpsid. Selline koduleht on ka neil digiõps.ee, sealt saate tellida endale õpetajaid ja nad saavadki anda neid tunde, ma ei tea, Tartust, Tallinnast, aga kool on hoopis seal, ma ei tea, Kihnus või kus iganes. Aitäh, Sven. Maret, lõpeta teil mõtteks. Ja, et sinu mõtet jätkates võib-olla kõik füüsika, keemia ja need õpetajad, kes meil praegu puudu on, võib-olla see on ka üks lahendus nagu üle Eesti. Aga mis puutub teenuseid, siis eestlastel natuke on raske koostööd teha, aga pigem omavalitsustele siin nagu silma vaadata, et tegelikult ei ole nagu keeruline võtta naabervalla juhiga ühendust ja teha mingeid asju koos, et ma olen nagu päris mitu projekti niimoodi algatanud, olgu selleks siis suitsiidimõtetega noorte tugigrupi loomine või midagi muud, et praegu mõtleme huvitegevuse koostöö peale naabervallaga,
et siin on ka, et HEV-i osas samamoodi, et kui me nagu omavahel nagu naaberomavalitsused nagu jõud ühendame, siis selleks ei ole vaja nagu ühineda, vaid teeks nagu koostööd selles osas, et teatud teenuseid lihtsalt ühendada. Ja see on hästi mõistlik mõte, mis on minu kommentaar vahele. Signe, palun. Selle eest ma küll tänan, selle üleskutse eest. Ma ise võib-olla poleks julenud teha, et siis on see, et riik äkki surub peale, aga me oleme hästi palju sotsiaalvaldkonnas mõelnud, et kohalikud omavalitsused saavad optimeerida oma kulusid ja neid väheseid spetsialiste siis tegelikult ühiselt kasutada, et see on hästi-hästi oluline. Ja Keila sotsiaalkaitseministri vaatest on ikkagi üks suurepäraseid kohti, et ei taha ühte siin välja tõsta, aga ka see vaimse tervise teenustega, millega me nüüd mõned aastad tagasi alustasime, Keila hästi kenasti kaasa tuli. E-õppega on muidugi see lugu, et e-õppe sellistes spetsiifilistes ainetes, kus õpetajaid ei jätku, on kindlasti nagu kaasaegne ja asjakohane, aga me peame arvestama, et laste jaoks ei ole kool ja seda eriti siis alg- ja põhikooli osas mitte ainult õppimise koht, vaid see on sotsiaalsete oskuste loomise koht ja see on ka koht, kus turvaliselt viibida, kui vanemad on hõivatud oma töise tegevusega, mis tähendab seda, et see füüsiline koht, kuhu laps rutiinselt läheb, et oma õppimise või koolikohustust täita, on ülimalt oluline, et e-õpet on võimalik rakendada, aga see tähendab ikkagi seda, et füüsilised koolimajad koos järelevalve, oskusainete õppega, kõige klassi- ja koolivälise tegevusega peavad alles jääma, et see on normaalseks lapse arenguks ülimalt oluline ja aitab siis ka ennetada kõiki neid vaimse tervise muresid, mis potentsiaalselt võiksid kasvada, aga ka ebasoovitava käitumise väljakujunemist, isolatsiooni samamoodi, mis teismelistel pruugib kergesti tulla ja mida COVID-i aeg meile ju tegelikult näitas. Nüüd HEV-koolide temaatika on muidugi hästi valus temaatika. Minu kõrval istub minister, endine kohaliku omavalitsuse juht, kes on selle protsessi läbi teinud. Ja toona, kui Haridus- ja Teadusministeerium selle programmi nii-öelda alustas, siis oli ka ette nähtud eelarves need rahad, millega sujuvalt siis väljutakse, et üsna mitu aastat peale kooli ülevõtmist see rahastus oli nagu planeeritud. Et ma ei tea, mis see hetkeseis on. Meie poolt vaadates ehk Sotsiaalministeeriumi poolt vaadates, nad on ju samaaegselt kui haridusliku erivajadusega lapsed, ka puudega lapsed enamasti. Ja nendel on siis ka meie vaatest nii peredel toetused kui lastel siis sotsiaalse rehabilitatsiooniteenus, mõnedel veel abivahendid ja muud erinevad asjad. Et kuidas need ressursid kokku panna selliselt erinevatest valdkondadest, et tõepoolest lapsed oleksid hoitud ja kohalikel omavalitsustel, kui nad otsustavad kooli üle võtta, oleks võimalik neid koole pidada. Et see on omaette protsess. Ma ei taha nüüd kuidagi hoogu kuskil maha tõmmata, aga ma võib-olla ei tormaks pea ees ka neid koole üle võtma üksikul omavalitsusel, kui ei ole kindlust, et suudetakse seda kvaliteeti tagada. Ja siin on nagu see koht, kus me peame jällegi need tõmbekeskuste teema, need kompetentsid tegelikult looma ja spetsiifiliste puuete puhul, kus ka sihtgrupid on väikesed, ka nende samade koolide baasil ja pigemini siis riigi eestvõtmisel ja omandis olevates koolides neid kompetentsikeskuseid looma, kes saaksid omakorda abiks olla ülejäänud koolidele, kus seda kaasavat haridust rakendatakse. Aga ma ei ole haridusminister ja neid kokkuleppeid tegelikult alles minnakse tegema ja me valmistame tegelikult seda kahe valdkonna integreerimist HEV-lastele ette. Kas Madis, tahad sa siia lisada midagi? Ei taha. Selge, Sven tahab. Mina tahan, meil on see praegune Kammeri kool, siis tulevikus nimi arvatavasti muutub. Meil on see mudel tegelikult juba põhimõtteliselt olemas ja võti ongi see, mida Signe välja tõi, nende teenuste integreeritus. Et haridus ja need rehabilitatsiooniteenused oleksid koos, pluss me tahame sinna juurde tuua tööjõuturu teema, eelkutseõppe,
et tegelikult need lapsed, kes seal on, need noored, neil on oma erilised oskused ja anded ja seal on ideaalne selline õppeklass olemas, 10 aastat tagasi ehitatud, seal on õpilaskodu, nad on seal turvalises keskkonnas 24/7 hoitud ja me tahamegi sellise laiema kontseptsiooni välja käia, aga me ei saa seda teha ilma teieta, sest jälle see finantspool, ütleme, kui see 3 aastat läbi saab, teil on läbi saanud või 5? Me oleme 5 aastat vastu pidanud ja me ei loobu. No peate veel, see õige. Aga lihtsalt üleüldine see, et kui meil tulevad Euroopa Liidu erinevad nagu toetused, mingid programmid on ja siis kunagi nad saavad läbi, et siis kindlasti ei tohi neid kõiki ägedaid asju jätta siis laokile ja teiselt poolt jätta siis kohaliku omavalitsuse rahakoti peale. Ja sest ma usun, et see on üks teema, millega kohaliku omavalitsuses töötanud inimesed on päris palju kokku puutunud, igast põnevaid asju tehakse projektide raames ja projektirahadega ja siis kui see projektiraha saab ükskord otsa, siis teenust oodatakse ju ikka, aga raha selle jaoks paraku ei ole. Aga ma võib-olla liigukski Maidu küsimusest tingituna just selle sama kliendikesksuse teenuste pakkumise juurde, et me oleme rääkinud isikupõhisest teenusest ja viimasel ajal, viimase valitsuse koalitsioonileppes on minu meelest ära toodud ka ju personaalse riigi selline vaade, et kuidas me ikkagi jõuame selleni, et kohalikud omavalitsused ja siis keskvõim koostöös jõuavad, et avalikud teenused oleksid kliendikesksed. Ma usun, et see on hästi valdkondade põhine jälle juba täna, et sotsiaalvaldkonnas on need sammud olnud hoopis teistsugused, aga Madis, ole hea. No minu hinnangul kõige olulisem on see, et need 2 osapoolt, imelik on neid osapoolteks nimetada, et üks Eesti ja koos peaks toimetama, et nad käiksid koos, räägiksid ja isegi kui on erinevad arvamused, et ma kiidaksin siin tegelikult Eesti Linnade Valdade Liitu ja ka nende juhatuse esimeest Tallinna linnapead, et ükskõik kui valus oli see vestlus, mille me pidasime ennem kui see eelnõu, millega me siis jagasime teatud rahad ümber, et ta kuulas ära, ta sai sellest aru, ta mõistis, loomulikult ta ei saa seda kooskõlastada, kui me võtame ligemale 5 miljonit iga aastaselt Tallinna eelarvest ära ja anname selle siis 2,5 miljonit Ida-Virumaale ja nii edasi. Aga oluline, et me oleksime valmis neid teemasid arutama, rääkima ja ükskõik kui valus see mingile osapoolel on, kas siis riigile või konkreetsele kohalikule omavalitsusele, me jätkuvalt tuleme kokku, räägime, arutame, mõistame ja kui on vaja, ka nende samade koolide osas, mis on täna siin pikalt olnud jutuks, et tegelikult ka me ei pea jääma kinni, et kui me 5 aastat tagasi tegime mingi otsus, et nüüd me ei julge ümber otsustada, kui selleks on vajadus, et pidevalt maailm meie ümber muutub, erinevad kriisid meid räsivad, erinevad taustsüsteemi muutujad kogu aeg annavad uusi sisendeid, et ma ei kardaks ka ümber otsustada ja tunnistadagi jah, selles ajahetkes tundus see parim otsus, täna 3 aastat, 5 aastat või 10 aastat hiljem me näeme, et tegelikult tuleb see ümber teha ja see puudutab absoluutselt kõiki valdkondi, puudutab ka haldusreformi, et julgeda ka vajadusel tunnistada, et nüüd on aeg muutusteks uuesti küps. Ja ma arvan, eks siin on ka ju kindlasti olnud oma jälg sellel keerulistel aastatel seotud koroonaga on ju, et ajad ongi muutunud, et kui me mõnda aega tagasi tegime võib-olla otsuseid hoopis teistel alustel või olid teised fookuspunktid, siis need on aja jooksul muutunud. Aga Signe? Ja nii palju, kui ma aru saan, siis majandus- ja IT-minister valmistab seda personaalse riigi nägemust ette. Sotsiaalsektori vaatest on see ülioluline, mida me tegelikult soovime saavutada, on automaatsed süsteemid, mis olemasoleva inimese kohta käiva data põhjal teevad otsuseid ja teevad siis ka nii-öelda nende otsuste täideviimist, näiteks mõne toetuse maksmist. Et selliseid asju me tegelikult teeme automaattoetusena täna, on üksi elava pensionäri toetus. See on ainuke toetus, mida me sellise automaattoetusena täna oleme suutnud teha. Et need IT-arendused loomulikult omakorda on hästi kulukad nagu luua, aga jõuda maksimaalselt sinna, et me ei peaks inimressurssi panema sellisesse rutiinsesse töösse, et seda on võimalik teha olemasolevate andmestike ja IT-lahenduste kaudu. Kindlasti tähendab personaalne riik ka seda, et me vahetame informatsiooni
erinevate sektorite ja ka tasandite vahel. Me oleme nüüd taastanud, kahjuks ma pean ütlema taastanud, vahepeal see katkes, erivajadustega inimeste puude andmete andmise kohalikele omavalitsustele, sest ei saa olla nagu normaalne olukord, kus kohalikul omavalitsusel on kohustus erivajadusega inimesi, puudega inimesi aidata, nendele teenuseid osutada, aga nendel pole informatsioonigi selle kohta. Et ka selline andmevahetus meil on tänaseks taastatud. Aga seal on nii palju enamat, mida on võimalik andmevahetuse kaudu teha, kus elusündmuste põhiselt riik siis reageerib, ma ei tea, laps saab teadvusest vanusesse, tuleb inimesele äpi kaudu teade, et olge hea, lapsel on rutiine tervisekontroll nüüd selles vanuses. See on suvaline näide, aga neid asju on tegelikult hästi palju, mida on võimalik sellisel viisil korraldada. Kuidas ja millal me sinna jõuame, on omaette küsimus, sest meil on tohutu hulk õiguslikke muresid vaja lahendada sellega seoses ja loomulikult isikuandmekaitse teemasid, mis meile kipuvad jalgu jääma, aga loodame, et me jõuame sinna, et tehisintellekt teeb ära selle nii-öelda rumala töö meie eest ja sotsiaaltöötajad, keda alati on vähe, eksperte ja spetsialiste, siin oli juttu, pole psühholooge, pole psühhiaatreid, et need inimesed, kes meil on, saaksid vahetult siis klientide või inimestega tegeleda, mitte ei peaks arvutitega tegelema. Sven, ole hea. Meil on siin Tartumaal jälle üks lahendus põlisemas. Nimelt meil on siin üks Norra toetusprogrammi kaudu piloteerime praegu juhtumi korraldusmudelit siis sotsiaalvaldkonnas, lastekaitse, seesama HEV teema. Põhimõtteliselt oleks üks inimene, perekond tuleb sinna, ta saab ühest kohast, see üks inimene vaatab kogu seda protsessi. Meil praegu tihti peale tegelikult on ikkagi see, et on sotsiaal, on haridus, on siis lastekaitse ja mingid muud. See on tegelikult, see on paranenud, aga just me tahame sellise pilootmudeli välja töötada, mida saaks hiljem ülejäänud omavalitsused üle Eesti ka kasutada, et oleks selle elukaare ülene süke vaade ja see läheb täpselt selle sama personaalriigiga kokku, et see AI teeb selle siukse, mis Signe ütles, sellise igava töö ja siis need inimesed, kes on välja koolitatud, tegeleksid reaalselt nende päris inimestega, kellel on emotsioonid ja tunded. Just, et ma tegelikult tahtsin ka sellele natuke tähelepanu juhtida, et personaalne riik ei saa ju olla ainult see, et kõik toimib ladusalt ja automaatselt inimese jaoks mugavalt, vaid et jääb ju arvestada ka selle inimese päris vajadus, et olla kliendikeskne. Maret? Ja, ma olen natuke allergiline helilaste suhtes, ma veits pobistan siin, aga ma tahtsin ka jõuda selle ühe ukse teenuseni, et mida see kodanik nagu vajab. Et või üldse, et ma jäin mõtlema, kui Signe rääkis, et ma ei saa isegi oma perearsti juurde, et ma pean selleks täitma ära mingi metsiku elektroonilise ankeedi ja mõtlema endale ise mingisugused vead külge, ja tegema asja hullemaks, siis võib-olla perearst võtab ühendust. Aga sama on, et personaalne riik, aga ka võtame nagu lapse koolis on ju, et praegu ju koolides on ka nagu juhtumitega tegelevad erinevad õpetajad, et ma ei tea, on mingi riskikäitumisega noor või mis iganes, eks ole, erinevad õpetajad tegelevad, kuskil sahtlites on tal paberid, see info ei koondu reeglina kokku, et läheb see õpetaja töölt ära ja justkui nagu see jääb seisma või et sama õpilasega, meil on näiteks laste ja noorte perede komisjon, ühe noore probleemiga tegeleb kogu see komisjon, siis tuleb välja, et tegeleb veel koolidirektor, tegeleb veel lastekaitse ja nii edasi, on ju. Aga see sama süsteem, meil on küll praegu tänu uuele koolidirektorile kasutusele võetud andmebaas, Glass Act, mille siis Harku vallas nad välja töötasid, et mulle tundub see ka nagu mõistlik või et mida nagu edasi külvata, et kogu see info, mitte et see ei lekiks, vaid oleks asja pooltel nagu olemas, ka siis, kui lähevad olulised spetsialistid töölt ära. Aitäh! Hakkaks vaikselt teemat niimoodi kokku tõmbama. Kohe saab ka küsida ka, ma nägin neid käsi, saab, aga kuna me oleme ikkagi täna kogukonna alal, siis võib-olla selline viimane arutelu küsimus teile kõigile on, et kuidas me ikkagi jõuame selleni, et otsustamine ja tegutsemine toimub võimalikult inimesele lähedal, mis läheb väga hästi kokku ka selle eelmise kliendikesksuse teemaga.
kes tahab alustada? Aga palun, Signe, ole hea. Igasuguse muutuse esilekutsumine ühiskonnas algab noortest inimestest. Mina olen sellest täiesti veendunud. Ja see tähendab seda eeskätt, et me suuname, kujundame, õpetame ja kasvatame, aga peamiselt oleme eeskujuks noortele selles, mismoodi ise aktiivse kodanikuna ja kogukonna liikmena toimida. Et me noored päriselt teaksid, kuidas meie riik ja kohalik omavalitsus toimib, millised on kogukonnas toimetamise võimalused. Ma arvan, et see on midagi, mis on meie kooliharidusest, aga üldse meie kultuurist kuidagi kõrvale jäänud ja see on tasapisi nüüd nagu jõudsalt sisse tulnud uuesti. Ja seda tuleb nagu harjutada ja seda tuleb nagu õppida. Ma olen murelik mõnes mõttes, sest inimesed enam ei koondu ainult nagu elukoha kontekstis, et kui me elame sel territooriumil, et siis me nagu hoiame kokku ja oleme üks kogukond, et nii palju erinevaid eluvaldkondi, huvialasid, väikseid kogukondi on, mis ei küsi tegelikult elu kohta. Ja inimesed on hästi hõivatud erineva sellise kogukondliku tegevusega, aga see ei ole seotud meil kohaliku omavalitsuse või selle elupiirkonnaga. Et see ka kindlasti lõhestab või tekitab nagu neid küsimusi, aga sama on ka ühingutesse kuulumine, et inimesed järjest vähem kuuluvad mittetulundusühingutesse, aga see ei tähenda seda, et vähem ei panustatakse, vaid panustatakse episoodiliselt ja väga erinevates kohtades. Seda vabadust hinnatakse palju kõrgemalt kui varasemalt. Ja see tähendab, et me peame ehitama seda kogukonda seal territooriumil, kus me elame, seal, kus meil on ühised mured ja ühised rõõmud. Ma siin kasutangi võimalust ja tsiteerin eelmises paneelis välja toodud tsitaati, et kui kaob probleem, siis kaob ka see koostöö ja siis kui probleem jälle kerkib, siis see koostöö tuleb. Et meil on tegelikult väga palju selliseid kogukondasid ja võib-olla ka koostöö riigi ja omavalitsuste vahel on mõnikord aktiveerunud mingist probleemist tingituna hoopis paremini, aga kuidas hoida seda koostööd sellisena ka siis, kui ei ole kogu aeg kriis. Et see võib olla üks mõte, mis siit kaasa võtta. Aga Madis, ole hea. Jah, ilma koostööta ju tegelikult see asi toimida ei saa ja ma näen, et seal taga seisab Saaremaa vallavolikogu liige Koit, kes mul tuleb hea nagu näide meelde, et tegelikult Saaremaa vald tegi ühe otsus ühe kooli osas, et me ei jätka seda 9-klassilisena. Aga tegelikult kogukond, ka kus oli temal väga suur roll, tegelikult võttis nagu selle asja vedada, et andke meile veel võimalus. Ja ma ei tea, kuhu see täna on jõudnud, aga sisust need ongi näited, kus ainult vastastikusel usaldusel, ainult koostööl me saame tekitada seda kogukondade vahelist usaldust ja siis tulevad ka lahendused ja need on need, mida ma näen, et mitmetes Eesti piirkondades on puudu, kus mõlemad pooled on kaevunud ennast siis kaevikutesse ja käib ütleme selline dialoog, mis mitte kunagi ei vii tulemuseni ja vaata, see ongi see näide, et kuidas me saaksime, et me üksteist kuulaks, räägiks, ükskõik kui raske see on, vahetage kas või neid vedureid seal ees ja andke uued võimalused, aga oluline, et anda võimalus kogukonnale ja see saab olla ainult vastastikusel usaldusel. Signe, kommentaar. Ma ei tea, mulle just keskendume natukene praegu sellele Andres Pearu teemale, et tõepoolest aktiveeruvad kogukonnas teatud inimesed, kui neil on ühine huvi selleks, et vastanduda siis potentsiaalsele mitte soovitud otsusele või valikule. Aga kui mina räägin kogukondadest, siis ma räägin tegelikult hoopis millegist muust ja enne ka ma mõtlesin hoopis midagi muud. Ma mõtlesin seda, et põhikooli lõpuklassi lapsed võiksid üldhooldekodus käia eakate inimestega vestlemas. Lihtsalt vestlemas. Selleks, et luua nagu sidet põlvkondade üle, selleks, et need noored ise tunneksid, et nad on väärtus ja et nad panustavad midagi kogukonda, et nad õpiksid nagu inimeseks olemist ja ka seda elukaare mõtet. Aga neid näiteid, kas see on kogukonnas lapsevanemad, kes koonduvad, et viia lapsi ühiselt lasteaeda, kooli või huviringi, et hoida kokku kütust ja aega või veel mingid muud asjad. Mina räägin sellest kogukonna suhtlemisest, mitte nagu sellest olukorrast, kus on tekkinud probleem ja vastandutakse. Aitäh. Maret, kliendikesksus ja kogukond. Ja, ma olen Signe jutuga nii eelneva kui praegusega täitsa nõus.
ma olen ise nagu mõelnud hästi palju seda ka, et kuna ma tegelen väga palju noortega ja huvihariduse ja huvitegevuse teemadega, et kui nõme on see olukord, et meil on ühed ja samad Eesti lapsed ja noored ja siis me tõmbame nagu omavalitsuse piiri, need on meie lapsed ja need on teie lapsed. Ja ma ei tea, võtame korvpalli või jalgpalli meeskonna, siis seal loeb tugevus ka, et kui tugev see meeskond on ja see ei küsi omavalitsuse piire. Aga jällegi see sama huvitegevuse toetus on, eks ole, kuidagi niimoodi paika pandud, et me jällegi nagu võistleme omavahel omavalitsused. Et mul on üks lahendus sellele, kuidas nagu kogukonda kaasata juhtimisse, et ma 2 aastat õppisin Tartu Ülikoolis kogukondade arendamist ja ma arvan, et igas omavalitsuses peaks olema üks kogukondade arendaja ja kes aitab nii nagu ametnikke sellele lainele viia, mida ma algul tõin siin välja, et inimese või ametnikud kardavad inimesi, kui siis seda, et kuidas siis kaasamisprotsess nagu paremini toimiks, et ta oleks nagu see lüli, kes on selle ametniku ja kodaniku vahel. Tihtilugu, ütleme, sotsiaaltöötaja, nii ta ei jõua lihtsalt seda teha või mul endal ka ausalt öeldes läheb vahel meelest ära, et tegelikult on mul praegu see aeg, kus ma võiksingi minna parki, istuda maha ja panna Keilelinna Facebooki, et võtta abilinnapea Maret on praegu seal, tule räägi juttu. Mul on selleks veel parem soovitus, mine mõnele külapeole, sa ei saa esiuksest kaugemalegi tõenäoliselt. Pidudel ma käin, aga just see, et nagu olla tänaval ja olla selle planeerimise juures või teha seda kaasamist seal tänaval, eks ole. Ja et siin on see hea mõte, et ära kutsu inimesi enda juurde kokku, vaid mine ise sinna, kus on nemad. Sven? Kohe tahan täiendada siia palju, et see kaasamine ja kogukonnad, et see kaasamine on ka osade jaoks juba selline, et aga see peab ka olema ikkagi läbimõeldud, et sa lähedki kohale, ma ei tea, Arto Saar enne oli siin, aga enam ei ole vist. Et igale pool oleks vaja Arto Saari. See mees on meeletu energiaga ja see kaasa ja see kogukonna inimene peabki olema see, kes lihtsalt läheb ja räägib nii, et inimesed kohe tulevad kaasa. Aga ta ei saa olla üksi, mida ma toon kohe ära, et need säde inimesed üle Eesti, väga paljud on, väga osad on ka läbi põlend. Sa ei suuda lihtsalt kogu aeg anda energiat ja sa tagasi ei saa. Et seal saabki tulla nüüd kohalik omavalitsus ja ma tahan Elva valda ja Kertut isiklikult tänada. Elva vald on väga suurepärane näide Tartumaal meil, teised vallad samamoodi, kes lähevad kohale, lähevad sinna külaseltsi ja reaalselt räägivad inimestega, sealt tulevad ka lahendused. Tartu vallast on näite selle, millest siin Signe rääkis, vanemaealiste ja siis noorte kokku toomine, et meil on seal ka üks piloot, imelik sõna see piloot, osad küsivad, et kas sul on lennupaberid ka juba või? Aga see on see tänapäeva keel. Aga meil on tõesti seal üks hästi äge nagu komisjon, kus ongi siis vanemaealised ja noored ja nad arutavad, käivad koos ja arutavad oma teemasid ja ka vallavannem Jarno Laur, kes enne ka siin oli, tema on ka seal väga tihti käinud. Väga hea näide. Olgu, aitäh teile, aga nüüd on aeg küsimusteks. Seal keskel oli üks noormees, kes soovis juba ennem küsida ja ootab oma järge ka sealt tagapoolt meesterahvas. Jaa, saab. Aga palun. Ja, tere. Nii, ma algan sellest pihtaks, et Eestis on meil niimoodi korraldatud elu, et su see tegelik elukoht ja rahvastikuregistri järgne elukoht peavad kokku minema, sest muidu on niimoodi, et laps ei saa õigesse kooli või mida teist veel on ju nii. Aga ühtlasi on vist ka siis sedasi, et selle rahvastikuregistri järgse elukoha järgi laekuvad need maksuraha on ju, eks nii. Küsimus siis paneelile, ekspertidele, tarkadele inimestele. Kui tõenäoliseks või kui heaks või halvaks te peaksite sellist võimalust, eks, et inimesel on see rahvastikuregistri järgne elukoht selleks, et saaks neid kohalikke teenuseid, aga et ta saab ikkagi öelda, et teate, äkki minu maksud lähevad sinna. Vähemalt mingi osa minu maksudest läheb sinna. Et kas selliseid inimesi leiduks, kes üldse sellise otsuse teeksid või kas neid õnnestub kuidagi veenda, et kuulge, teie seal Tallinnas, äkki pole vaja kõike Tallinnale, andke natukene mujale ka. Palun, aitäh. Aitäh. Maret. Ma päris niimoodi ei tea, kas saaks olla nagu igaühe otsustada, aga sellega ma olen väga nõus, et väga palju on meil maakodusid
väga palju on inimesi, kes kogu suve veedavad mingil saarel, sest neil on seal maakodu. Et see on küll nagu see teema, kus võiks nagu mõelda, et kas seda tulumaksu saab kuidagi jaotada kahe omavalitsuse peale. Madis. Oleme arutanud, minu enda nägemus on ka see, et see, kus sa saad valimas käia, kus sul laps saab koolis ja lasteaias käia, seal võiks minna siis, ma ei tea, 70-80% maksutulust, aga mingi osa, miks mitte, sest tegelikult maksutulu eesmärk on see, et maksud laekuvad sinna, kus sa reaalselt seda teed kulutad, kus sa reaalselt neid teenuseid tarbid. Ja kui see ongi näiteks suhe 70-30 või 20-80 või mis iganes, siis tegelikult võiks ka maksud vastavalt sellele liikuda ja minu meelest see ei ole tabu teema ja ma loodan, et see võetakse ka nüüd sügisel uuesti lauale. Signe. Aga mina küsiksin vastu, et aga nüüd need hüved, mis on erinevates kohalikes omavalitsustes erinevad, kui ütleme 80-20 see jaotus on, kas sa saad 20 ja 80% osas ka neid hüvesid nendest omavalitsustest? See ei ole nii lihtne, tahan ma öelda, sest omavalitsuse jaoks on see igal juhul kulu. Et kui sa deklareerid, et ma elan, minu püsielukoht on Tallinna linn, ma saan kõik need ühistranspordid tasuta, igasugused muud asjad, eks ole, ja siis 20% ma jätan Tallinnale maksmata ja annan Vormsi saarele. Ja siis sa küsid Vormsi saarelt ka mingeid hüvesid, aga et milliseid hüvesid sa sealt siis küsid, kas see tasuta transport praamiga või kus need piirid lõpuks jooksevad, see ei ole nii väga lihtne. Ma ei anna vastust, ma küsin vastu. Ma hästi lühidalt vastan, et tegelikult seda saab väga hästi reglementeerida ja praegu ka me ju mingid teenuseid saame ka seal, kus meil on suvekodu, aga kus me ei ole sisse kirjutatud, ehk need jäävad alles, pigem ära fikseerida, kus sa saad need kohaliku omavalitsuse poolt kohustuslikud teenused, milleks ongi siis koolikoht, lasteaiakoht, valimisõigus ja nii edasi. Tegelikult selle saab ära fikseerida, aga lihtsalt küsimus ongi, kui inimesed reaalselt elavad 20-80 või 30-70 siis proportsiooniga. Ma natuke peuksun jälle siia vahele kohaliku omavalitsuse autonoomiat ja see on küll midagi sellist, millega siis omavalitsused või ühiskond tervikuna väga nõus peab olema. Ja omavalitsused, nagu me täna oleme rääkinud, on väga erinevad, nende huvid on erinevad. Ma arvan, et see on üsna nagu siuke kompleksne asi. Sven. See on nagu enne välja toodi, et see kuidagi peaks olema ka selle piirkonnaga seotud. Et kui ongi ühest kohast võib-olla teenused on teise kvaliteediga ja siis teises kohast teise, et see peaks siis veel rohkem nii-öelda ikkagi ühtlustama neid. See on võimalik ära teha. Samas see on üli suur väljakutse, kui me vaatame seda sama tasandusfondi, mille kallale keegi ei julge minna, et see on nagu Pandora laegas. Aga see on võimalik, kui on tahe olemas. Ehk siis kokkuvõte, see on võimalik, aga mitte nii päris mustvalge. Aga küsimus oli tegelikult seal härrar, aga Mikker on jõudnud siia ette, et ole hea, palun küsi. Nii, okei. Aitäh siis selle eestlasmise eest. Et võib-olla see ei ole nii väga isik küsimus, aga ma paluksin, et siis paneel, kui vajadusel veenaks mind ümber. Et me oleme siin kogu aeg nüüd rääkinud sellest, et loomulikult kohalikul omavalitsusel hästi palju ülesandeid ja selleks on kõigest raha vaja, on ju. Et kes see raha ei tahaks. Aga samas me oleme ka kuulnud, et mõned omavalitsused KOV-id maksavad siin kõikidel pileteid kinni ja hoiavad siis ebaefektiivseid koole üleval. Et minul selles siis debatis, et kas siis peaks nagu rohkem rahastust suurendama või siis targemaid otsuse tegema, tundub, et see otsuste tegemine kaalub seda kõvasti üle, sellepärast, et juba mulle tundub, et EOS KOV ei ole väga motiveeritud neid kohalikke otsuseid, mingit reformi muutma, et kes tahakski oma kohalikus kogukonnas mingisugust ebapädevat kooli kinni panna, sest need on minu valijate lapsed, kes seal käivad, ja edasi, et mul on nagu tunne see, et seal on nagu võib-olla siuke, et kas see kohalik omavalitsus on nii, kas ta on nagu valmis neid samme üldse kunagi tegema? Ma vist võib-olla suunaks kõigepealt Maretile selle küsimuse, et kas kohalikud, küsimus tegelikult rääkis enda eest, eks ju? Ma arvan, et see on nii ja naa, et see sõltub ikkagi sellest kohalikust omavalitsusest ja nendest juhtidest. Et kas on nõus või ei ole nõus, et kuidas nagu vaadatakse, kui on ikkagi sellist ka suudetakse vaadata sellest üle, et need on minu valijad. Ja paraku teinekord see sama rahakott paneb ka asjad paika, et siis tehakse ikkagi teatud otsused ära. Et
jah, ma ei tea, kas ma nagu praegu veenan sind, aga selles mõttes, et see sõltub hästi palju sellest juhist. Ma vaatan teinekord ise ka imestusega mingit omavalitsust, et miks te nii teete ja miks te niimoodi elate, miks te lubate endale seda? Aitäh. Ma päris kõigile sõna ei annaks, sest meil hakkab aeg kohe otsa saama ja tahaks ühe küsimuse sealt tagant veel võtta. Palun. Aitäh. Väga lühike ja konkreetne küsimus, et millal me jõuame sinnamaani, et kohalik omavalitsus saab ka siis läbi eesti.ee hakata digiteenuseid pakkuma, et ei pea erinevaid teenusplatvorme ülal pidama ja nende eest maksma, et saab maandada siis ühte kohta kokku kõik ja inimese jaoks tekib ka see üks ainukene vaade. Madis. Ma jään konkreetse vastuse võlgu, ma arvan, et olles paari projekti vedanud, mis on seotud ka eesti.ee-ga, siis ma arvan, et see sõltubki jälle valdkonnast. Et hetkel meil IT-investeeringute ja kogu selle temaatikaga on jätkuvalt väga suur puudujääk ja ma pigem olen skeptiline, aga jah, konkreetselt ma ei oska nagu öelda, et mingi näitena näiteks. Signe. Ma arvan, et ta võib hakata jupikaupa nagu väiksematest asjadest peale siin liikuma või kohta vahetama, aga sotsiaalvaldkonnas me tegelikult ju hoiame üleval 2 süsteemi ja KOV-ide vaatest kohalike omavalitsuste jaoks on see sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregister, mis on hästi ebamugav käsitleda, kuhu me tahame järjest enam ka inimesele endale nagu juurdepääsu teha ja seda oleks nagu mõistlik ühel hetkel kindlasti nagu Eesti.ee peale nagu ümber teha. Meil ei ole täna selleks reaalset võimekust. On üks osa kogu sellest paketist, usun mina, mis on personaalse riigi lähenemine, aga milliste sammudega sinna jõutakse, ausõna ei oska öelda. Et ega tegelikult ju tavainimese jaoks, mina kohaliku omavalitsuse inimesena saan öelda, et ega inimesed ei tee tihti vahet, kelle teenus see on see riigiteenus või COVID-teenus ja tegelikult võib-olla ei peakski seda tegema, et aitäh väga hea küsimuse eest, et ma usun, et mitmed kohalike omavalitsuste inimesed täna siin ootavad seda sama vastust. Maretilt lühike kommentaar ja siis teeme lõpuringi. Ja ma tahtsin sellele samale, et kuna IT-valdkond on ka minu valdkond arenduse all, et aplodeerin selle küsimuse eest, et praegu on tõesti nii, et kõik arendused, mis puudutavad e-teenuseid, siis omavalitsused ise tasuvad need kinni ja arendavad koos siis selle erafirmaga, et see oleks väga vajalik küll riigi poolt ühtlustada. Nii, aga meie aeg on otsas. Lõpuringi küsimus kõikidele panelistidele eraldi. Üks konkreetne lahendus, kuidas kohalik omavalitsus ja riik koostööd alates homsest läbi teie kõigi paremini tegema saavad hakata. Sven. Meil on need lahendused koos juba töös nii-öelda see, mis ma rääkisin, see piirkondlik, Lõuna-Eesti piirkondlik regionaalne arengulepe. Ja reaalselt ikkagi need asjad, mis mina siin välja olen öelnud, need on kõik riigiga koostöös. Kuigi meie tõesti alguses piloteerime siin maakonnas, aga et neid teenused käima panna, siin on vaja riigiga ülitähtsat nii-öelda koostööd teha. Ehk siis koputada õige ministeeriumi uksele ja võtta nende pilootidega neid kampa. Absoluutselt, jah. Aitäh, Maret. Ma arvan, et valdkondade omavaheline suhtlus, et on see siis kultuuriministeerium, kultuurivaldkonna spetsialistid omavahel, et lihtsalt suhtlema peab. Et ma arvan, praegu omavalitsus ootab, et riigi poolt keegi kutsub neid kokku, aga tegelikult loomulikult saab ka alt üles algatada. Aitäh, Signe. No me oleme loonud Sotsiaalkindlustusametis omaette struktuuriüksuse kohalike omavalitsustega koostöö edendamiseks ja toetamiseks ja nii COVID-i ajal kui ka nüüd juba mainitud hooldereformi, aga ka väga paljude teiste asjade puhul me mitte ainult ei kutsu KOV-e kokku, vaid me käime läbi selle üksuse siis ka kohalikes omavalitsustes kohal. Mul on nagu kahju, kui see kuidagi silma ei torka, sest need jõupingutused on meil päris suured, mis me teeme. Aga mis homsest teistmoodi, et kõik algab alati ju ise endast. Neid sädeinimesi ei jagu, olge kõik ja mina ka see sädeinimene ja olgem avatumad, suhtleme rohkem, püüame rohkem, ega kõik algabki endast, nii on. Aitäh, Madis.
mida jah, kohe saaks teha, on võib-olla tõesti see, et me kõik saame teha midagi natuke rohkem, ma ei tea, üks ühine koosolek kohalike omavalitsustega, mis iganes perioodi peale rohkem, üks telefonikõne vallavanemale, linnapeale, abi vallavanemale või omavalitsuste liidu juhile, et see on see, mida me saame kohe homme teha, aga loomulikult kogu temaatika, mida me oleme plaaninud lahti võtta, nii tasandusfond, nii rahastamine, üksikisiku tulumaksu teema, et need on nüüd järgmise 6 kuu teemad, aga mitte homse teemad. Aitäh, mina võib-olla võtan selle mõttega kokku, et tegelikult see ongi meie kõigi enda teha, et kui me ise ei vastandu ja ei loo neid eelarvamusi, et ministeeriumis on kõik kurjad ja vastupidi ka, et KOV-is on inimesed rumalad, siis sellest koostööst ei tule mitte midagi välja, et tuleb ise endast alustada ja tänase vestluse põhjal mina arvan, et tegelikult sain päris palju uusi asju teada, nii hästi sotsiaalvaldkonda ei tunne, et tegelikult juba neid tegevusi on päris palju, me peaksime neist lihtsalt rohkem rääkima ja veel kord, et seesama telefonikõne kauguses on tegelikult Eestis kõik inimesed. Ma tänan kõiki, kes kuulasid, suur aplaus kõikidele panelistidele ja täna siin kogukonna alal veel põnevaid asju on juhtumas. Siseministeeriumile hästi suur aitäh selle väga olulise teema tõstatamise eest. Ilusat arutelupäeva jätku! Aitäh!